kohas on meie esimene ööbimine ja täna lähme jalutama. No mis me teeme siin, Katrin? Me teeme midagi meie pääsmetega, aga ma ei tea mida. Jaa, me registreerime ennast kuskile rajale. Kuskile. No nii, kuidas läheb, Kati? Ma olen juba päris väsinud. Ja me oleme 3 tundi ja 12 minutit rännanud ja 3 tundi sellest kulus edasi-tagasi liikumisele, et läksime valesti. Me tulime sööma. Võta ja tähelepanu ära. Kell näitab 1370 meetrit. Kõht on täis, hea on püstloodis üles jalutada. Eks ju, Kati? Korepani kõigest 1500 meetri kaugusel. Ja ei, see ei ole horisontaaltasapinnas. Sinna me jõuame homme ilmselt. Väike vaheldus treppidele. Kati, kuidas sulle trepid meeldivad? Ei meeldi. Okei. Trepid, veel treppe. Kuna me täna hommikul panime veits puusse, kõndisime 3 tundi tühja, siis tuleb tänane päev päris pikk. Kati on juba päris väsinud. Kooleb seal tagapool. Aga ei, peab vastu küll. Aga loodus on sellest päris jõhker. Teeb isegi haanjale silmad ette. Nii, väike puhkepaus. Kõrgust on praegu 1800 meetrit. Mingi 150 on veel minna. Siis oleme Ulleris ja Kati on väsinud. Päev on läinud planeeritust veidi pikemaks. Palju meil planeeritud oli? 4,5 või? Tuleb umbes 7. Pisut hakkas sadama. Lahed, järsku. Tutvusta meile meie lounge'i. Oota, me oleme Ulleris. Ja, me jõudsime lõpuks sihtkohta, kuhu me tahtsime algusest peale tulla. Me oleme nüüd siin ja siis siin on meie tuba. Ja siin on päris jõhkra vaatega rõdu. Pärast vihma tõmbas kõik väga selgeks, nüüd näeb palju asju. Vaata, seal on lumised mäed. Jaa, taga paistavad need 8000-esed. Neid me pole veel näinud, kuna pilved on nii madalal. Aga kuskile sinna me lähme ka kunagi. Teine matkapäev hakkab. Õues on soe, öö oli juba päris palju külmem kui 1000 meetrit allpool. Ja täna kavatseme jõuda Korepanisse, eks. Ja see on umbes 5 tunni tee kaugusel. Ja 1000 meetrit üleval pool jälle. Nagu arvata võis, siis saab täna umbes 900 meetrit treppe ja pisut üle kolmandiku on tehtud. 2 tundi on rännatud. Toetasin. Nii, oleme jõudnud Langetantisse ja teeme lõunapausi. Kati mängib jälle koertega. Need ei koti väga. Jalgadel on hea hingata lasta vahepeal ja saab kõik kuivatada. Kõht on täis, jätkame treppides. Kuidas on, Kati? Palav või? Võtame riidid vähemaks. Väga lahe loodus on siin. Väga ürgne mets. Siin on ilusad õitsvad taimed. Pakun, et need on rododendronid. Joogivett
saame me niimoodi, et me üldiselt laseme kraanist pudeli täis ja siis viskame sinna ühe tabletikese sisse. Ja siis poole tunni pärast ongi joodav vesi valmis. Tadaa! Me oleme jõudnud checkpointi. Turistipolitsei vaatab dokumendid üle. We are heading to Korepani, then Boone Hill and then we'll do ABC. Selle paberi alusel võime me siin looduskaitsealas viibida. Kuidas tunne on, Kati? Hea. Nii, jõudsime Korepanisse. Tänane päev oli 4 tundi ja 40 minutit jalutamist. Pluss lõuna ja väiksed joogipausid. Võtsime omale majutuse. Majutusega on siin lihtne. Jalutada ükskõik millisesse kohta sisse ja hinnad on igal pool samad. Kõrgust on meil 2860 meetrit, nii et päris palju juba. Homme plaanime varakult ärgata ja minna Boone Hilli tippu. Nii, nagu näete, siis on kott pime. Märkasime täna 4:15, 3. päev on käsil. Lähme Boone Hilli tippu, mis on 3200 peal umbes. Praegu oleme 2932 peal. Oma varustuse jätsime hotelli. Pärast lähme sinna tagasi ja siis lähme edasi. Arvasime, et kui kergete seljakottidega on siin ka kerge, aga tuleb välja, et ei ole. Õhk on nii jõre juba, et päris raske on. 4:15 ärkasime me selle pärast, et mäe otsast päikse tõusu näha. Päike hakkab pärast tõusma. Mingi 150 meetrit on veel minna. Aga siin on juba vaade päris hea. Jõudsimegi tippu. Jee! Nii, seesel on Annapurna South. Seesel on Machapuchare, mille jala, mille me umbes 4 päeva pärast jõuame. Ja vaikselt hakkame nägema, kuidas sealt tõuseb päike paistab sealsetele tippudele. Super ilus vaade. Päike tõuseb vaikselt. Vaade on hullult ilus. Päike on oma nina välja pistnud mäe tagant. Seesel on Annapurna 1, 8171 meetrit, eks? 8091. On jah? Okei. Siis seal oli Taula Kiiri, 8200 umbes. Boone Hilli otsas on käidud. Nüüd võtame suuna Tadapani poole. Kati kommenteeris seda paika nagu mingisugune Disney muinasjutu film või? Ja. Laabist mingi printsi hobused seisavad. Rhododendronid, siis 8000 meetrised mäed paistavad puude vahelt. Hobused, igat värvi. Kõik asjad on olemas. Kati, kuidas kommenteerid? Raske või? Miks raske on? Nii palju pöppi. No õnneks ma käisin ikkagi vähemalt 2 korda Lõuna-Eestis suusatamas. Mul on suht lihtne. Ma olen aklimatiseerunud, vaata. Anna mulle. See on üks vähestest kohtadest, kuhu saab ilmselt helikopteriga maanduda ka. Aeg-ajalt näeme neid päästekopterid. Siis tuleb nagu meelde, et siia ei saa muud moodi kui kopteriga või jala. Kati on jälle täiesti pilves omadega. Ja, davai, lähme edasi. Leidsime siit ühe ilusa puu ka. Pilve piiril. Oleme ikka pilve sees. 3200 meetri kõrgusel umbes. Kas nüüd võib öelda, et me teeme brunchi? Ja, kell on 11. Me oleme Teuraalis. Enne nädaldasid, et üles on raske, nüüd on alla ka raske või? Siin on üks väiksem nire
ja seal on vähe suurem. Sealt ülevalt me just tulime. Siit saame veel 100 meetreid alla trepist jalutada. Ei tea, kas need vaated nagu kaamerasse ka jäävad, aga need on tohutult ilusad. Väga palju torne on siin. Üsna eepiline vaade jälle. Need on siin kogu aeg. Ei jõua üles filmidagi kõike. Aga meie tänasesse lõppsihtkohta peaks olema umbes tund aega veel. Siin on korralik kuristik. Pilved tulevad meile peale. Läheb. Siin. Siin nad vast ei libise. No kui libiseb, siis libiseb koos minu. Sellepärast peabki mäe pool olema. Täna vihmaga ei jopanud nii hästi. Aga vähemalt kõige suurema eest saime vist peitu, aga viimased mingi pool tundi saime vihma. Aga õnneks meil on sponsor, nii et pole hullu. Vaat seda. Päris korralik rahe on jälle. Maa on valge. Nii, on 4. päeva hommik. Meil on kõhud täis. Öö oli niiske ja külm nagu ikka. Asjad on suht märjad. Ja täna asume Chomrongi poole teele. Loodetavasti jõuan kohale ka. Mis sa ohkad, Kati? Sama seda rühma ilus. See küla siin on Tadapani, siia jõudsime meile suure vihmasajuga. Aga ma korraks mõtlesin, et näitan ühte toredat vaadet, mis siit paistab. Väiksed künkad. Jõudsime mingisse toredasse paika, teeme siin väikse pausi. Täiendame veevarusid ja puhkame jalga. Vaade on super ilus, jälle või ikka veel. Niimoodi tehakse ökomahe käsitöö vilja. Hakkame mööda Rippsilda jõge ületama. Rippsillad on Kati lemmikud. Vana sild on ka päris hea. Me tulime üle 600 meetri otse alla. Nüüd saame siis hakata seda vaikselt osa tegema. Katil on hästi hea meel selle üle jälle. Eks ju? Läksid sul ju teid alla. Mäe. Kuule see? Lähme nüüd. Ma ei saa siin nii naljakad. Nad turnivad nii vahvalt siin. Täna on 5. päeva hommik. Eile jõudsime siia. Koht on Chomrong. Eile viimased tund aega saadas vihma. Igatahes nüüd me hakkame hommikusööki sööma ja siis lähme edasi. Kati näitab meie load ette jälle. Ilmateadet ka natuke. Me oleme praegu siin Chomrongis 18 kraadi. Ja ABC on see, kuhu me lähme. See on 2 kilti kõrgemal. Seal on 1 kraad. Ja isegi miinus. Noh, lähme üle silla.
niimoodi siis viiaksegi üles süüa ja gaasi ja kõike muud vajalikku. No mine noh. Mis sa passid? Tahad meie kotte ka vedada või? Oleme sinuga. 2 tundi ja 45 minutit on rännatud. Koti on väga väsinud. No nii. Aga siin on ilus vaade. Mõnda aega juba lubab, et hakkab sadama, aga veel pole hakanud. Teeme siis väikse pähklipausi. Jõudsime Dobanni. Jõudsime enam-vähem koos vihmava sajuga, aga ise jäime kuivaks. Duši all on käidud, nüüd on hea olla. Kell on 8. Hakkasime Dobanist liikuma. Õues on päris jahe. Mingi 10 kraadi ringis vist. Asjad olid märjad jälle. Ära ei kuivanud ööga, sest nii külm oli. Päike ka siia praegu ei paista, sest mäed on kõrval. Oleme jõudnud väga vastava nimega kohakesse. Himalaia. Siin juhitakse tähelepanu, et järgmised 30 minutit on avalanši ja landslide'i oht. Meie tänasesse lõppsihtkohta paistab olevat 2 tundi. Väga pikk päev ei tule ilmselt. Kati tuunib oma kotti vahepeal veidi. Me oleme 3092 meetri kõrgusel. On tunda juba, et õhk hakkab pisut hõredaks muutuma. Vahepeal lähevad teed kaeks. Me jälle ei tea, kuhu minna, aga enamasti nad lähevad ühte kohta ikkagi. Aga läheks sinna. Suht eepiline. Järgmine ööbimiskoht paistab seal. Teuraali. Varsti oleme kohal. Väga tore, siin on üks vahva sillake. Tubli, saidki üle. Nii, jõudsime Teuraalisse. 3200 meetri kõrgusele. Kati! Jääme siia või lähme edasi või? Macha Putsresse. Siin on 4 majutust. Valisime välimuse järgi kõige ilusama välja. Tundub kõige värskem see siin. Ja ööseks siis jääme siia ja terveks päevaks ka tegelikult, sest kell on alles suht vähe, mingi lõuna. Vahepeal lugesin toas raamatut ja tuleb välja, et lumi tuli maha. Või põhimõtteliselt pigem rahe. Nii, on 7. päev. Me oleme Teuraalis 3200 meetri kõrgusel. Öösel oli päris külm. Nagu siit näha on, siis eilne rahe ära ei sulanud, vaid hoopis külmus maa külge kinni. Nii et -kraadid olid. Täna lähme siis kas tippu või peaaegu tippu. Oleneb sellest, kuidas me kõrgusega toime tuleme. Täna ärkasime 6.15. Tahtsime varem liikuma saada, sellepärast et lõunapaiku pöörab ilm siin päris ära. Et mida kõrgemal olla, seda varem hakkab vihma sadama põhimõtteliselt. Et tahaks lõunaks kuskil kohal olla ja siis vihmavarju saada. Jõudsime päikse kätte ja olemine läks väga soojaks kohe. Võtsime hüppe vähemaks ja liigume edasi. Siin on nüüd variant, kas jääme Macha Putsre basecampi või lähme edasi. Ma tahaks edasi minna, Kati ilmselt ka, loodan. Kõrgust on siin 3700 umbes. Vaated on imelised.
aga lähme edasi. Meie jätkame teed Annapurna baaslaagri poole. Seal on Machapuchre baaslaager. Machapuchre ise on see siin. Kui õigesti mäletan, siis see oli ainuke mägi Nepaalis, mille tippu ronida ei tohi. Kati, kuidas enesetunne on? Hea, jah? Jaa. Väga hea. Väsinud ei ole? Ma olen küll. Okei. Teeme väikse joogi ja batoonipausi. Päris külm ja lõikav tuul on siin üleval. Panime natukene tuulekindlamad riided selga. ABC paistab. Meie lõppsihtkoht. Ilm hakkab vaikselt pilve minema. Ilmselt jõuame ikkagi enne vihma ja rahet ja lund ja kõike seda kohale. Need viimased lõpuponnistused jooksin natuke Katil eest ära. Sellepärast, et me oleme kuulnud eelmistes majutustes, et siin viimases punktis võib majutusega veits probleeme olla. Ei pruugi olla tuba saadaval. Aga eks näis varsti. No nii, oleme kohale jõudnud. Esimeses majutuses pakuti meile 4 tuba. Ja 2 voodit oleks siis sealt meie oma. Vaatame, proovime teisest ka äkki küsida. Saime 4 toa, mida me peame 2 teise inimesega jagama. Tead veel, kes need on? Täitsa laia lund sajab, jah? Kell on natuke pärast 5. Päike hakkab tõusma. Selline vaade on siis siit baaslaagrist. Meil on 5.50. Vaade on imeline. Päris lust ja lillepidu see ülestulek siia ka tegelikult ei olnud. Mõlemal meil Katiga on tegelikult ka väiksed mäehaiguse sümptomid. Katil pisut rohkem. Mul pea valutab veidi. Kati oksendas öö läbi ja praegu on voodis. Aga varsti hakkame alla minema, nii et küll veel parem hakkab. Siia võikski vahtima jääda. Aga ma lähen nüüd tuppa ja söök peaks ka varsti valmis saama ja alla peaks hakkama liikuma sooja ja madalamatesse kõrgustesse. Kell on 8. Kati otsustas oksendamise lõpetada ja ka õue tulla ja mägesid vaatama. Aga tegelikult hakkame me alla minema. Aga see on tõesti üks imeline paik. Päikse käes on hea soe ka hommikul, kui ma siin käisin mõned tunnid tagasi, siis oli siin umbes 10 kraadi külma. Aga jah, päikse käes on tunduvalt soojem. Aga õhk on sellegi poolest jahe. Et kes üles jalutada ei viitsi, siis on ka see variant olemas. Esialgu oli täna plaanis bambuusse jalutada, mis on siit peaaegu 1700 meetrit madalamal. Aga kuna Kati on suht aeglane, tal on kehv olla, siis ilmselt me siin nii kaugele ei jõua. Aga eks näis, võib-olla kui me alla poole jõuame, hakkab veel parem. Siin lume sees käies on mõnus, eriti alla. Vaated on kenad, ilm on soe. Lumisest osast oleme välja jalutanud. Umbes 800 meetrit on laskutud. Ja varsti jõuame Teoreelisse, seal kus me üle-eelmisel ööl olime. Teeme ilmselt lõuna seal. Väike asi, mis teeb meie jalutamist huvitavamaks ka. See lumi seal on väikse laviini tagajärg ja pühkis meie tee minema. Inimesed tulid siit vastu ja otsivad alternatiivset teekonda. Ei teagi, kas ronida sealt lumest üle või minna kuskilt ringiga. Seal üleval on veel lund, et võib-olla variseb veel, väga ei roniks sinna vist. Päris karm vaatepilt.
väidetavalt olla ta juba 2 korda tunni aja jooksul varisenud ja kogu aeg tuleb sealt ju vett juurde, nii et siit üle väga ei maksa ronida. Rada läheb sealt keskelt kuskilt. Ma loodan, et keegi seal sel ajal ei olnud, kui see laviin siin varisema hakkas. Vaata. Oli üles poole. Oli üles. Jõudsime Teuraali. Aega läks planeeritust oluliselt rohkem, sest me ei tahtnud laviini alla jääda ja hüppasime mööda jões asuvaid kive edasi. Nii on 9. päeva hommik. Mul läks veits aega mõtlemiseks, et mitmes päev üldse käsil on. Me oleme Tobanis ja hakkame Chamrongi poole liikuma. Võib-olla jõuame Chinusse, seal on Hot Springs. Aga eks näis. Siin allpool on juba mõnusalt soe hommikul. 1000 meetrit ülevalpool on ikkagi päris külm. Aga nüüd me läheme üldjoontes allapoole ainult. Me oleme Sinuvas, sõime lõunat. Kati, miks me siin ikka veel passime? Sest mul on paha. Aga mis asja me ei kuulnud? Mul on paha. Otsisime küla pealt rohtusid, et Kati oletatavalt kastriiti ravida. Midagi leidsime, aga eks näis. Ma unustasin 5 päeva tagasi väga olulise fakti mainimata, et siin mäe otsas liha ei sööda. See on siin lühidalt kirjas põhimõtteliselt. Isegi menüüdes ei ole varianti võtta liha. Mis tähendab seda, et me oleme peaaegu 5 päeva põhimõtteliselt viiganid olnud. Kohutav. Aga nüüd, kui me hakkame alla tagasi jõudma, siis me oleme nüüd lihatsoonis tagasi. Ma olen nii õnnelik, et ei kujuta ette ka. Mis on? Ma olen nii õnnelik, et ei kujuta ette. Liha saab jälle ju. Oleme taas jõudnud ühe Kati lemmik silla juurde. On tõsi, eks? Jõudsime Chamrongi ja tegime oma check-out'i ära. On 10. päeva hommik, kell on 6:30 ja me tulime Chinu puumavee allikate juurde. Ja siin on väike bassein ka. Et lähme siis basseini mõnusalt nautima. See on Nepali spa treatment. No kuidas hommikune spa treatment meeldib? Mulle tundub, et see on vist kõige pikem sild, mida me siin rajal näinud oleme. See on päris muljetavaldav rippsild. Kati jälle väriseb veidi, sest talle ei meeldi sillad. Eelmine sild oli üks pikimaid, see on ilmselt üks lagumaid. See on ikka päris mäda juba. Oleme jõudnud Landrukki. Siin teeme ilmselt lõuna ja siis lähme edasi. Ei tea veel kui kaugele. Tolgasse või Tolkasse või
sealt võib-olla isegi edasi. Tellisime prooviks kohaliku veini. Maitseb rohkem nagu puskar. Väidetavalt on... Millest oli? Piparmündist tehtud. Piparmündist ja muust kohalikust toorainest. Ja mingist muust kohalikust toorainest, aga ma ei teagi, kuidas see maitseb. Piparmündi maitset ma küll ei tunne. Väike sumin sisse ja saab edasi jalutada. Ma mõtlesin välja, kuidas see maitseb. See maitseb nagu lahjendatud hanja. Vihm hakkas sadama. Võib-olla peaks õunakooki sööma. Oi, kus see koht on ikka autasusi saanud. Saaks vaid aru, mis siin kirjas on. Aga astroloogia ja science ei tohiks küll koos käia. Nii on 11. päeva hommik. Eeldatavasti on täna meie viimane matkapäev. Eks näis, kas päriselt ka. Siin on ilus vaade Annapurna Southile ja Hintšulile. Me tegime oma marsruudis väikse muudatuse. Lähme hoopis Kande suunas, kuhu me oleme kohe-kohe jõudmas. Ja sealt kavatseme võtta takso ja sõita Pokharasse. Ehk siis meie matkamine sisuliselt saab läbi. Namaste! Namaste! Kati! Trek sai läbi. Namaste! Namaste! Yes! Going by bus or taxi? Taxi, I think. You need taxi? Probably yes. Ma leidsin meile jumala normaalse transpordivahendi, aga Katile ei meeldi millegi pärast. Ma ei saa aru. Jumala eurobuss on. Siin on meie lemmikud makaagid jälle. Saistavad igal pool, otsivad süüa. Paalil olid nad julgemad. See olid turistide poolt ära dresseeritud. Siit paistab Pokhara, see on see linn, kuhu meile eile bussiga tulime pärast trekkimist. Veebime kuskil seal nurgas, vee ääres. Täna alustasime sealt jalutamist. 2,5 tundi läks aega, et siia jõuda. Kuna me ei viitsinud sama teed pidi tagasi minna ja järvele ringi ka peale ei viitsi teha, siis me lähme hoopis paadiga tagasi. See saab kindlasti vahva olema. Kati on jälle jumala rõnksis. Ma ei saa aru, mis toimub. Milline elamus, eks Kati? Palju parem kui kõndimine või? Ma mõtlesin, et homme võiks paadi võtta ja tulla ujuma siia. Ise aerutada. Sulle ei meeldi tuvid või? Ei.